Jõulupuu on kaunistatud ja kingitused on avatud. Kuid enne, kui öö läbi saab, keegi saab surma. Kas ta hingab? Ma ei tea, ma olen püüdnud sulle ikka ja jälle helistada. Mis juhtus? Kui mees leitakse alasti ja kuulihaavaga surnuna, teeb ohvrinaine jahmatava ülestunnistuse. Meil oli tüli. Mille pärast? Paljuga asjade pärast. Siis viisin tema relva sisse. Kas see naine tappis oma abikaasa külmavereliselt? Või oli see meeleheitlik enesekaitse? Ma tean, et sa vaatad mind praegu nagu ma oleksin loom, aga ma ei ole. Mind on lihtsalt 70 aastat väärkoheldud. Läheb veel aastaid, enne kui see juhtum lõpuks lahenduse leiab. Ja tulemus ei ole see, mida paljud ootasid. Tere tulemast naiskurjategijate sellesse episoodi. Mina olen Elisabeth Milner. Hamiltoni vald, New Jersey. Just seal kohtume selle nädala naiskurjategija Mary Lou Wigglesworthiga. Neile, kes olid talle kõige lähemal, oli Mary Lou lihtsalt Mari. Ta sündis 1971. aasta jaanuaris. Tema nime otsingud andsid väga vähe tulemusi, vähemalt väljaspool kuritegu, millest seda hiljem süüdistati. Sama ei saanud öelda tema abikaasa David Wigglesworthi kohta. David polnud avalikkuse tähelepanule võõras. Ta oli seotud kohaliku poliitikaga Hamiltoni vallas. Ta oli isegi Hamiltoni valla endise linnapea Pulmas peiupoiss. David, või nagu sõbrad teda kutsusid Vicky, oli varem olnud Hamiltoni valla planeerimisnõukogu esimees. Ühel hetkel kandideeris ta ka Hamiltoni valla komiteesse, kuid tema kampaania ei olnud lõpuks edukas. Koos oli Maril ja Davidil üks poeg. Nende Facebooki lehed on üleujutatud fotodest, pere rannapäevadest, grillpidudest ja paljudest naeratustest. Nende elu tundus kõigi arvates üsna tavaline, kuni 2022. aasta jõulupäevani. Palun, aidake meid. Jah, me aitame sind, mees. Palun. Veidi enne kella 22.20 reageerivad Hamiltoni valla politseiosakonna ametnikud Mari ja Davidi koju. Kui kõne tuli, teadis dispetšer ainult seda, et mees on vigastatud. Kuid kui reageerivad politseinikud kohale jõudsid, avastasid nad olukorra, mis oli palju tõsisem, kui esialgu teatati. Kas sa saad korraks siia tulla? Ma saan küll. Kus on tuled? Kas majas on veel keegi? Kas kõik teised on majas? Kas selles majas on relvi? Jah, on küll. Kas? Ja, meie magamistoas. Olgu, tee mulle üks teene. Ja. Istu siia toolile. Mul ei ole probleemi. Relv, kas näed, et ta hingab? Ma ei tea. Ma olen proovinud sulle helistada ikka ja jälle. Mis juhtus? Meil oli tüli. Mille pärast? Paljude asjade pärast. Cackles. Siis ma võtsin tema relva enda kätte. Palun, proovi teda aidata. Tehti kindlaks, et ohver on Mary abikaasa David Wigglesworth. Pole selge, kas ta jääb ellu pärast seda, kui tema naine teda tulistas. Meil oli täna õhtul tõsine tüli. Palun, lihtsalt aidake teda. Ta peab. Palun. Teil oli tüli ja sa räägid neile, mis juhtus. Meil oli sõnelus. Me vaidlesime edasi-tagasi. Olgu. Ja ma vihastasin, võtsin relva. Ja mis juhtus pärast seda, kui sa relva välja võtsid? Ma ei tea. Hästi, istu siis lihtsalt seal, eks, ära tee midagi valesti. Mul pole sellega mingit probleemi. Sellega. Nii et ma teen enda turvalisuse huvides järgmist. Saatke talle kohe kiirabi. Minu ja sinu turvalisuse huvides. See on korras. Ma pean siin praegu kinni pidama, eks. Kas sa saaksid püsti tõusta? Palun tõuse püsti. Lihtsalt pööra mulle selg. Kui kaua sellest möödas on? Ma ei tea, tund või kaks tagasi. Jah, kas te siis tülitsesite? Jah, tõenäoliselt tund aega tagasi. Okei, millal ta selliselt teadus, et oli? Mitte kaua. Kohe pärast seda ma helistasin teile. Pärast seda, kui sa meile helistasid? Jumal küll, kohe pärast seda. Olgu, hästi. Kui saaksid lihtsalt püsti tõusta, kas sul on midagi kaasas, mis võiks mind torgata või haiget teha? Mitte tavaliselt koerad minu kodus. See on lihtsalt protseduur. Ma tean. Ma olin oma kodus. Pöörake palun ringi. Ma tean, ma saan aru. Ma tean, et sa saad aru. Ma lihtsalt üritan teha sinu tööd. Täpselt. Ma hindan, et sa sellest aru saad, eks? Jah, hästi. Tule siia minuga, palun. Kuna Davidi saatus on endiselt ebaselge. Saadetakse Mary politseiautosse, kus ta hakkab rääkima oma versiooni sellest, mis jõuluõhtul juhtus. Kas tal olid seal kingad või midagi sellist? Kas sa teed nalja või? Mine. Praegu ma olen nagu... lähme lihtsalt autosse. Ma toon need ära. Ma luban, et tulen tagasi ja toon need ära. Olgu. Vau. Pole hullu. Vau. Teeme kõigepealt selle valmis. Ma tean. Muidugi.
sa järgid protseduuri. täpselt. Ma olen siin elanud üle 20 aasta. Hästi. 7 aastat minu elust. Minu abikaasa väärkohtles mind füüsiliselt ja vaimselt ja mul sai sellest küllalt. Olgu. Kas sa saad aru? Ma kuulan sind. Ma räägin sulle. Olgu. Mul sai küllalt. Hästi. Mul sai küllalt. Hästi. Ja selline ongi mu elu lõpuni. Aga mul sai küllalt. Olgu. Ja ma tean, sa ütled. Ma lihtsalt kuulan. Ma tean, ma ei tean. mõista hukka. See on Ma ei sinu mõista töö. sind hukka Ma ega tean. midagi sellist. Ma lihtsalt kuulan. Seisa lihtsalt seal, eks. Mul on küllalt. Mul on küllalt. Hästi. Läheme nüüd siia sisse. Olgu. Ma hakkan lihtsalt otseülekannet tegema. Ma kuulen nüüd. Jah. Ma tean. Jah, see on imeline. Oota, üks hetk. Ma pean olema maksumaksja. Ja see on see, millega ma pean ülejäänud elu elama. Proua, ma pean lihtsalt turvavöö kinni panema, eks? See on korras. Lihtsalt näjatu tahapoole. Mind on nii palju väärkoheldud. Mida ma veel oleksin saanud teha? Ma saan aru. Mina ei saa aru. Ma kuulan teid, proua. See on... Te kuulate, aga te ei saa aru. Te ei saa aru. Püüa aidata mul aru saada. Kas ma võin? Ei. Ma kuulan sind, et proovida aru saada. Olgu, ma küünitan lihtsalt korraks üle sinu, eks? Kuhu sa kadus? Sa tead, ma ei tee sulle midagi halba. Ma tean seda. Sina tead seda. Ma tean seda. Sa tead seda. Ma tean. Mis su nimi on? Mari. Mina olen Gretchen. Meeldiv tutvuda. Mary näib olevat mures ja pettunud. Tema jaoks oli see öö aastate pikkuse hirmu ja elu tulemus, mida ta on teiste eest varjanud. Kas sa oled siin varem käinud? Siin väljas. Sinu elukohta või? Mida sa mõtlesid, kui ütlesid, et me oleme siin väljas? Sa näed, aastaid. Kalluta end tagasi. Seisan. Aitäh. Jah, ma pole kunagi siin kandis olnud. Väärkohtlemine, mida inimesed taluvad, sest keegi ei tea, sest sa hoiad selle enda teada. Ja ma teen seda teile jõuluõhtul, sest see on see, millega mina pean toime tulema. Ja keegi ei teadnud, keegi ei tea ja kedagi ei huvita. Mul on küllalt. Mis sa endas seda? Palju asju. Pereasjad. Tead küll, see on see aeg aastast, kui kõik on emotsionaalsed. Mu vanemad on olnud surnud 21 ja 11 aastat otse üle tee ja see ja surnuaial kohe siin. Olgu. Ja palju muudki lisaks sellele. Olgu. Ma saan aru. Ja nagu tõusud ja mõõnad ja nagu kui palju sa pead sellega toime tulema? Proua, ma olen seersant. Ja. Mul pole aimugi, mis juhtus. Sa kavatsed mulle üldse midagi rääkida? Mul on sellest ülla. See on ohvitser Villa. Kas te kuulate mind või mitte? Loomulikult. Ma lihtsalt püüan mõningad asju selgitada ja rääkida, mis siin Olgu, aga ma ütlen sulle praegu lihtsalt. Nii et Hema on nagu suurepärane. Ja siis ta ei ole. Ta on nagu tore inimene ja siis ta on väga kontrolliv ja praegu pole mul midagi kaotada, sest ma ei suuda isegi uskuda. Ma tulistasin teda, sest ma armastan teda surmani, aga tal on täiesti omaette väga, ma ei tea, kes ta on. Olgu, ta on hull inimene, kellel on hullud verbaalsed, vaimsed probleemid, millel on peal nimed. Ma ei suuda sellega toime tulla. Olgu, kas saate anda meile oma nime, oma abikaasa nime ja sünnikuupäeva? Hästi. Mary, eks, nii sa ütlesid. Mary Lou. Jah, see on mu täisnimi. Olgu, ja sinu abikaasa nimi? Wigglesworth. Mary Lou. Wigglesworth. Jah. Hästi, ma ootan, kuni mu seersant ütleb mulle, mis on järgmine samm, eks? Jah, ma tean, et ma lähen vanglasse. Ma tean. Mary teadis, mis järgmiseks tuleb, eriti pärast seda, kui politseinikud kuulutasid Davidi sündmuskohal surnuks. Ta viidi ülekuulamiseks politseijaoskonda. Hästi, Mary. Las ma teen su turvavöö lahti ja läheme sisse. Ma võtan käerauad ära. Ma pean siin veel korra läbi otsima ja siis toon sulle vett, eks? Jah. Palun, jah. Ma pole kunagi midagi sellist teinud. Tulge siit. Siia sisse. Võib-olla on see ainult minu probleem, aga arsti juurde aja broneerimine tundub alati raskem, kui see peaks olema.
Kui olen lõpuks läbi helistanud, sõnumeid jätnud ja aja planeerimisega maadelnud, on järgmine vaba aeg kuidagi alles 3 kuu pärast. Sellepärast ongi meie sponsor ZocDoc siin, et aidata. ZocDoc on tasuta rakendus ja veebileht, mis võimaldab otsida ja võrrelda kohalikke lepingulisi arste. Tänu paljudele päris patsientide arvustustele ja põhjalikele arstide profiilidele tean, et saan kvaliteetset abi. Mulle meeldib, et saan näha päriselt vabu aegu ja ühe klikiga kohe rakenduses visiidi broneerida. Ma broneerin nüüd nii paljud oma arstiajad ZocDoci kaudu ja ma ei pea helistama ega kõneposti jätma. Sinu tervis on oluline ja enda eest hoolitsemine ei tohiks olla keeruline. Leia ZocDoci abil sobiv arst ja broneeri vastuvõtt. Mine adressile zocdoc.com/female-crime, et alustada ja see aeg oma ülesannete nimekirjast maha tõmmata. See on zocdoc.com/female-crime. Me läheme nüüd sellesse tuppa, mis on siin valmis pandud. Me võtame need käerauad ära. Sa võid istuda ja ma toon sulle vetteks. Mary jäetakse ülekuulamisruumi üksi. Enne kui detektiividel tekib võimalus temalt midagi küsida, hakkab ta ise rääkima asjadest, mis tunduvad olevat juba mõnda aega sees hoitud. Lihtsalt proovi hingata ja märgi see ära. ma ei tea, aga mulle meeldib see heli. Võta lonks vett. See ei loe. Ma tean, et mu elu on läbi. Ma tean, et see, mida ma tegin, oli vale. Ma tean. Ma armastan oma meest. Ta oli nii verbaalselt vägivaldne. Seda on raske tunnistada. Kas sa ei saa aru? Seda on raske mõista. Ma lihtsalt... Issand. Me oleme olnud koos üle 30 aasta. 30 aastat. Ma tean, et sa oled kuulnud kõiki lugusid maailmas. Igal aastal. Miks? Mis? Miks sa teed mulle neid asju? Ma ei ole halb inimene. Ma tean, see on see, mida ma pean ülejäänud elu tegema. Ma saan aru, mis minuga toimub. Ma saan aru. Ma ei lähe vanglasse. Ma saan aru. Ma vist tapsin oma abikaasa. Ja see on kohutav. Kogu mu elu. Ma olen püüdnud olla hea inimene. Ma püüan. See on lihtsalt väga rahustav, kui sa räägid minu pojaga. Ma pole kunagi midagi valesti teinud. Mis praegu toimub? Mis minuga toimub? Kas ema on surnud? Ma pole seal väljas olnud, ma ei tea. Ma isegi ei tea. Kohutav. Ma vannud sulle. Ma lihtsalt kaotasin enesevalitsuse. Nagu siis, kui su mõistus ei suuda enam vastu pidada. Sa lihtsalt ei suuda sellega toime tulla. Ma tean, et sul on oma elu ja sul on kõik hästi. Ma lihtsalt räägin sulle, ma lihtsalt ei suuda sellega enam toime tulla. Vabandust, ma ei taha sulle seda teha, aga vaata mind. Ma olen oma elu ära elanud. Ma olen alati teinud õigeid asju. Ja ma tegin ühe valiku, mis oli kohutav valik. Aga inimesed pannakse olukordadesse, kus su mõistus on lihtsalt ülekoormatud. Kas sa teed õiget asja või mis muud üldse alles on? Ma olen seda nii palju aastaid teinud. Ma ei suuda uskuda, et olen sellises olukorras. Ma ei suuda uskuda. Mary ei suuda rahuneda. Ma tean, et sa vaatad mind praegu, nagu ma oleksin loom, aga ma ei ole. Ma ei ole. Mind on lihtsalt nii palju aastaid väärkoheldud. Palun võta minu poegadega ühendust minu eest, palun. Ma anun sind kogu, palun. Võtame nendega ühendust. Palun. Ma tean, et sa tegeled sellega iga päev. Ma olen lihtsalt järjekordne inimene, aga tegelikult ei ole. Usu mind, mul ei ole kunagi midagi olnud. Mitte kunagi. Võtame nendega ühendust, proua. Palun. See on... Ma lihtsalt palun minu jaoks. Võtame nendega ühendust, nagu... Praegu, varsti, enne kui ta peab seda kuulma. Ta ei
ta ei pea kuulma. Palun. Ma annuudselt. Ma tean mitut inimest osariigist. Palun. Ma tean, et see pole praegu oluline, aga palun. me saame nendega ühendust, ma ei saa neile praegu helistada. Oota hetk, aga anna mulle paar minutit. Helistada, palun. No. Siin pole kedagi. Anna mulle lihtsalt paar minutit, kui keegi möödub. Tegelikult on küll, aga anna mulle lihtsalt paar minutit. Nagu minu lähedal pole kedagi. Ma tean. Ma tean, et sa lihtsalt vaatad oota praegu, natuke. nagu ma oleksin mingi täielik shit inimene. Ma olen olnud kohutavas seisus. Palun. Oma ujuvad uudised. Ma ei võtnud sõrme ära. Ma ei võtnud. Ma lihtsalt panin selle umbes siia. Ja nüüd pole mul midagi. Mary palub võimalust oma pojaga rääkida. Nii et pole mingit võimalust. Helistage talle minu eest, sest ma olen nii suur oht, et ei lase mul oma pojaga ühendust võtta. Me helistame talle varsti, eks? Tõesti või? Kui sa võid palun kellelegi öelda, et ta temaga ühendust võtaks, et ma saaksin temaga rääkida. Palun. Ma tean, et sa pead oma tööd tegema. Ma tean, et see on protokoll. Usu mind, mu abikaasa on aastaid olnud kohaliku poliitika sees. Noh, umbeti, ma tean kõiki, kes on meie viletsas, väsitavas poliitikas, sest me oleme seda juba aastaid läbi teinud. Kõik, mida ma tahan, on praegu oma pojaga rääkida. See on more, ma tean. Palun. Ägadetektiividel on teised prioriteedid, näiteks Davidi surma uurimine. Kas ma võin teilt midagi küsida? Miks mul võtab nii kaua aega, et oma pojaga ühendust saada? Miks me seda teeme? Miks võtab nii kaua aega, et teie pojaga ühendust saada? Jaa, ma olen juba nii kaua küsinud. Sa ütlesid detektiividele, kui nendega rääkisid, et tahtsid talle helistada. 20 minutit tagasi. 20 minutit tagasi. Okei, ma arvan, et praegu nad võib-olla üritavad välja mõelda, kuidas edasi minna. Kas sa tead tema numbrit peast? Jah, ma andsin selle talle. Sa andsid selle meile kõigile? Okei. Nad hoolitsevad selle eest. Okei. Ma teen nalja. Ma kuula, praegusel hetkel. Sa ei tea, sest ma näen, et sa vaatad mind praegu, nagu ma oleksin kurjategija. Ja ma olen olnud. Ei, kuula. Olen terve oma elu olnud täiuslik inimene. Ja ma hakkan saama oma parima sõbra pruudiks. Mary, kuula. Ei, sa ei tea. Olgu. Sa ei tea, kallis. Ma tean, et sa ei tea. Kuula, ma ei mõista üldse hukka. Ma olen siin. Lase mul. Ma saan aru, et sa tahad tema klassiga rääkida, nii et ma teen... 20–30 minutit. Ma saan aru, et see, mida ma tegin, oli kohutav. Ma ei suuda isegi aru saada, mida ma praegu tegin. Ma olen praegu vaimselt nii sassis. Võta hetk. Ma olen oma abikaasaga olnud 32 aastat. See pole nii, et me oleksime nagu kõrvalnaabrid. Ma saan aru. Pikka aega. See on väga pikk aeg. Palun laske mul oma pojada rääkida. Palun, keegi. Ma annan selle neile edasi, aga mina ei tee seda otsust. Kahjuks on see minust kõrgemal. Minu võimust. Panen kirja, et soovite oma pojaga rääkida. Vaatan, mida nad teevad, eks. Aga ma ei saa teile midagi garanteerida, eks. Pole kohutav. Ma ei ole vanem. Kuula mind. Ma ei näe sind. Ma ei ütle, et sa oled. Ma ei mõista midagi hukka. Ma proovin uurida, kas nad saavad su pojaga ühendust võtta ja vaatan, mida nad ütlevad. Aga jälle, ei saa sulle midagi garanteerida, eks. Hinga sisse, eks? On raske hingada. Hästi. Lihtsalt. See on raske. Ma tean, mida ma tegin. Ma tean. Ma ei mõista sind hukka, okei? Ma ei mõista sind praegu hukka. Ma tean. See on kohutav, et ma pean sellega tegelema. Ma tean. Ma olen halb. Sa andsid neile selle info, eks? Jah, okei. Mitu korda. Ma sain aru. Anna mulle üks hetk. Kui detektiivid lõpuks tulevad Maryt tema arestikambris külastama, teatavad nad talle, et tal on esitatud süüdistus Davidi mõrvas. Kuid isegi selle uudise valguses näib Maarja mõtted olevat mujal. Kas sa kuuled mind? Kas sa kuuled mind? Ma lihtsalt tahtsin sinuga rääkida. Kuula. Ma tean, et tänane õhtu on olnud väga raske, olgu, ja ma tean, et see on olnud kohutav kogemus ja kõik see. Selle põhjal, mida me juhtunu kohta teame, andsid maakonna prokurörid meile loa esitada sulle süüdistus sinu abikaasa tapmises. Olgu, nii et me teeme seda täna õhtul ja mingil hetkel vormistatakse sind sel alusel ametlikult. Tahtsin, et sa kuuleksid seda otse minut, sest ma sain sellest just teada.
hästi, kui sul on midagi vaja, siis siin on politseinikud. Anna neile lihtsalt teada. Ma võtan nendega ühendust, aga enne pean mõned juriidilised toimingud ära tegema ja siis võtan temaga ühendust. jah, hoia seda viimaste jaoks alles. See on esimene kord, kui ma sinuga sellest räägin. Ma helistan neile ise ja kui ma saan sind nendega telefoni teel ühendada, siis ma teen seda. Jah, me saame sinult mõnes kohas infot ja sina lihtsalt seisad seal ning teed oma surfilaudast pilte. Tee pilte ja kui me lõpetame, siis politsei hoolitseb kõige eest. Ma võtan su riided ja telefoni. Hästi, kas sa võitsid minu jaoks püsti tõusta? Sa saad ilusasti püsti seista ja... Naerata. Hästi, nüüd võtame sinult vatitampooni proovi. Kas sulle on kunagi vatitampooni proovi võetud? See on nagu vatitampoon suus või nina kõrval. Anna mulle teada. Kas nad on meiega ühendust võtnud? Kas sa tead, kas nad ei saa sellest nüüd tundide kaugu rääkida? Keegi ei jäta rääkimata. Midagi ütlevad ta. Keegi ei jäta. Mitte. Sa tead küll midagi, palun. Kas nad on sinu peale ühendust võtnud? Ma ei tea, kui sa sinu jaoks teada saada. Ma saan aru, aga ma olen seda sama asja kuulnud juba 2-3 tundi. Pole selge, millal ja kas Mari suutis oma pojaga ühendust saada. Ta hoitakse Atlantic County kinnipidamise asutuses trellide taga. Uudis Davidi mõrvast levib ja avaldatakse rohkem üksikasju. Pealkirjad ütlevad, naine tulistab ja tapab alasti abikaasa jõulupäeval. Surnukeha lahkamine tuvastab, et David suri ühest kuulist saadud haava tõttu. Jaanuari alguses ilmub Mari kohtuniku ette. Oma advokaadi kaudu ei vaidleda vastu, et just tema tulistas ja tappis Davidi. Ta väidab, et tegutses enesekaitseks, kuna kartis oma elu pärast. Kohtunik otsustas, et süüdistuste raskuse tõttu ei anta Marile kautsjonit, kuid järgmisel kuul otsustas apellatsioonikohus, et Marile antakse teine võimalus kautsjoni saamiseks. Osariigi apellatsioonikohtu kohtunikud Heidi Currier ja Avis Bishop Thompson otsustasid, et ringkonnakohtu kohtunik oleks pidanud enne Mari vanglasse jätmist arvestama tema enesekaitse tõendeid. Apellatsioonikohtu kohtunikud leidsid ka, et ringkonnakohus ei toonud välja põhjuseid, miks Mari võiks põgeneda või püüda takistada kriminaalmenetlust. Mary Lou Wigglesworth ilmub kohtuniku ette tagasi 2023 aasta sõbrapäeval. Mari on süüdistatud esimese astme mõrvas. Küsimus on nüüd selles, kas kohtunik otsustab seekord teisiti?
Mary Lou Wigglesworthile määratakse eelvangistus kuni kohtuprotsessini, kuid juhtum ei jõua kunagi vandekohtu ette. 2024. aasta 4. juunil tunnistab ta end süüdi tapmises. Tema kokkuleppe kohaselt ootab teda soovituslik karistus, mis on alla 10 aasta vangistust. Sama aasta augustis mõistetakse talle 6 aastat vangistust. Pärast tema karistuse määramist kirjutas Atlantic County prokuratuur avalduses. Kokkuleppe ajal ütles süüdistatav, et enne tulistamist oli tal oma abikaasaga tüli. Offer David ründas süüdistatavat füüsiliselt ja ähvardas teda tulirelvaga, mida ta hoidis nende magamistoas. Kohe pärast ähvardust tulistas süüdistatav ohvrit sama tulirelvaga, mida kasutati rünnakus. Mõrva uurinud politseinikud dokumenteerisid pärast mõrva süüdistatava kehal ulatuslikke sinikaid, mis viitab sellele, et ta oli rünnaku ohver. Mary Lou Wigglesworth kannab oma praegust karistust Edna Mahani naistevanglas. Selle salvestuse seisuga näitavad veebipõhised andmed, et tema vabastamise kuupäev on 29. jaanuar 2028. Aitäh, et olite minuga selles osas. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume siin taas järgmisel nädalal uue naiskurjategijaga.